tervitus! Tulin siis täna Tallinnasse ja seda põhjusega, et lähen siin Jakari Marinesse ja saan kätte oma kauaoodatud uue anduri. Aga millega siis tegemist on, vaatame lähemalt. Mehed poes ilmselt juba ootavad. Lubasin väikse videoklipiga teha. Autoga kinni panev. Hopsti. Lähme vaatame jah, millega meil siis tegu on, et kes tahab ka Karmini asju soetades. Jakari Marine on Karmini ametlik maaletooja põhimõtteliselt vabariigi algusest alates, et isegi siia poodi nüüd esimest korda ja lähme vaatame, mis siin siis on, kes meid siin siis ootavad. Tervitus! Mina Rainer. Jüri. Väga meeldib. No nii, siin on siis Jakari Marine ja siin on siis, seal on siis ilmselt minu asjad laua peale pandud. ja mis siin siis veel on? Siin on, ma näen, et kajaloodid ja Ramonesid ja ühesõnaga kõik vajalik on ja Kogu Karmin pluss siis muud tarvikud, mis kompassid, kinnitused. Paadi inimestele ka natukene varustus, pilsipumbad, mootorid, tiivikud, pumbatiivikud. Okei. On ka meie valikus. Ja võib-olla siis rohkem tsiklimeestele mõeldud kiivri sidesüsteemid. Mis on läinud kasutus ka näiteks päris tihti päästjate juures, siis nagu sidet pidada. Vee peal kellelgi olles ja teine on paadis ja siis ei pea karjuma üle ja läbi tuule. Seadmed on veekindlad ja igatepidi kasulikud. No vahva, seal ma vaatan on Karmini kepsud ja nutikellad ja kogu Karmini tootevalik on. No te olete, nagu ma netist aru sain, siis põhimõtteliselt vabariigi algusest alates ikkagi juba maaletooja. 93. aastast Karmin esindanud Eestis ja selles mõttes kindlasti kõige suurema kogemusega Karmini viia. Ja netipood? Netipood saab kõike seda kraami, mis siin on või kuidas? No kindlasti, võib-olla isegi midagi rohkem. Okei. No lahe, siin ma vaatan on Karmin Force trollimootor või see vöörimootor, iga kalamehe parim sõber. Kes on juba vöörimootoriga korra püüdnud, see naljalt ilma enam ei taha. Jah, Karmini trollimootor on, ta tänapäeval ei ole võib-olla kõige võimsam, aga ma arvan, et ta on kõige mugavam. Komplektis on juhtmevaba distantsjuhtimispult ja pedaal jalaga juhtimiseks. Kõik on juhtmevaba ja minu arust väga mugav. Sportliku kalapüügi, eriti võistlustel on see pedaal minu arust ülioluline, et sellest ikkagi käib see juhtimine ikkagi superkiirelt, eriti kui sul on ritt ühes käes ja võib-olla seal käed tööd täis, et siis saad käpelt jalaga toimetada. Jah, kindlasti. Ja lisaks on siis Karmini plotteri pealt juhtimine ka tagatud. Ainuke juhe, mis on jala küljes olev kajaloeandur. GT56 on 3-1 andur, on ka siis selle mootoriga ühes. Et lisaks, aga sinna vöörimootori jala külges kinnitavad nüüd seda sama laivandurit ka. Laiskoop on jah, selle mootri suur sõber. Ja vaatan seal seina peal on sul kõik loodid asjad, et koha peal ka ikkagi suhteliselt suur valik olemas, et kes tahab, siis tuleb läbi ja ilmselt loodiga võib kohe ära minna, et tundub, et kõik vajalik on olemas koha peal. Ja stendi paneme käima, kõik seadmed on ühendatud, kõik kraanid saab üle vaadata ja nüüd on hea uudis ka see, et Karmin lõpuks tuli eestikeelse menüüga.
Eesti keel on nüüd kõikides seadmetes sees. No see on väga mugav. Kindla peale, et kõik ju ei valda seda paganama inglise keelt ja ja eriti just vanemad inimesed, et noortel vist on siuke juba teine emakeel, aga eesti keeles on ikkagi hea seal just need settingud ja asjad paika panna, et okei, väga vahva. No lahe, see on siis see komplekt, mida ma olen kaua oodanud, et siin on siis 10-tolline ekraan. Seal on siis black box, nii-öelda must kast, mis teeb siis põhitöö ära. Seda saab, ma saan aru, et kui sa tahad näiteks seda andurit, ütleme, võimsama vastu vahetada, siis seda black boxi vist, nii palju kui ma olen aru saanud, ei peagi ringi vahetama, et vist piisab ainult andurist. See black box GLS10, see käib siis Panoptix LiveScope anduritega kõigiga. Okei. Mitte kaasaga läbi põlvkondade. Ja siin on siis, ma arvan, et see talianduri jalg. Ja kes tahab, siis ma näen, sul on siin selline, see on siis põhimõtteliselt selle sama LiveScope'i siis talve komplekt, nagu mul on paljud küsinud seda Striker 5, et siis selle live-anduril on samasugune komplekt, lihtsalt kott on natuke suurem. No see on kuni 10-tollise ekraani jaoks kott. Strikeril on väiksem komplekt ka olemas, seda praegu meil väljas ei ole, aga laos on olemas. Et siin ongi see Striker 5, mida paljud on küsinud, mis mul enne oli kasutuses, ka väga okei riist, et talvepüügiks. Aga noh, see uus süsteem, see on ikka lagi, et paremat pole, et paremat ei ole naljalt. Et nüüd tuleb ta sinna kelgu peale aretada, mingi süsteem teha, kuidas kerge vaevaga kelgu peale panna, kerge vaevaga tõuke kelgul tõsta. Need ühel päeval võib-olla on saan, siis jälle ümber aretada. Aga see on väike mure. Nüüd on ta olemas ja nüüd saab ta ka püüda. Aga põhimõtteliselt, mis siis veel? Siin on ühesõnaga kalamees midagi tahab Garmini tootevalikust. Tegelikult kalamees, matka ja jahimees, mis iganes. Sportlane just, et siis on, ma näen, kõik on olemas, et kindlasti tasub tulla siia Jakari Marinasse koha peale. Ma arvan, et siin tehakse hea pakkumine, et ja nii ongi. Pakkumistest rääkides vastu on tulemas Tallinna meremess, et seal me oleme ka olemas väljast hallis ja saab sealt ka pakkumisi küsida. Ja sinna tuleb veel lisaks uusi stende. Okei. Tule või ise jälle uuesti Tallinnasse. Sõit on üks, ma ei tea, 160 kilti üks otsa, aga no mis see on, Eesti on väike on ja kalal sõidame iga päev selliseid kilte. Okei, mitte päris iga päev, aga peaaegu. Okei. No lahe, mina vist endale saan siit veel, täna mulle tundub, et mingisuguse RAM Mountsi kinnituse, mul kerged mõtted on siin RAM Mountsiga see asi endal kuidagi aretada, aga vaatame. Ühesõnaga, mis me pikalt lobiseme, näeme järgmine kord juba jääl, kui mul on see asi kelgule aretatud ja vaatame, kuidas ta meil kalu püüdma hakkab. Tervitused siis järvelt. Täna jälle koha püüdma, et Jakari Marinast ostetud kraam on kenasti kelgu peale sätitud. Varsti kohe näitan ka seda kompotti, mille ma nagu siin valmis oma arust üliloogiliselt tegin. Aga jah, täna siis jälle koha püüdma. Lumi on vahepeal päris korralik maha sadanud. Pool maad on mul kuskil kõnnitud, pool on veel. Vahepeal mõtlesin, et teen väikse puhkepausi ja näitan siis, mis süsteemiga ma siis püüan või mis Jakari Marinast ostetud süsteem endast kujutab. Et on siis kaamera ja teen väikse tuuri. Et lood on siis Ecomap Ultra 102 SV, mis on siis 10-tolline ekraan. Täitsa piisav laivi jaoks suuruse mõttes.
siis andur LVS 34, põhimõtteliselt viimane sõna. Noh, see 64 on ka, või oli see 62. Aga see selleks, et siin meie tingimustes see püük, mida mina nagu teen, see LVS 34 on väga super. Et just kalade otsimise mõttes ja kalade otsimise mõttes ja siis võib-olla selline, noh, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles öelda, põhimõtteliselt selline püügiviis, kus sa valid endale nagu kala välja, kuna sa näed seda laiviga suurema kala ja siis sa hakkad seda nagu jahtima. Et talvel see tähendab siis seda, et puurid talle auke järjest lähemale, vaatad, kas ta reageerib sulle andile. Tihti peale ei reageeri, see on selge, et see andur ei püüa kala kinni, see on selge. Aga mulle siuke püügiviis meeldib, mina just niisuguseid suuri kalu püüda tahan, et mina nagu seda limiiti lõhki ei aja ja fileed koju ei kuhja, aga kellel meeldib selline püügiviis, siis palun. Nii, aga milline see kelk siis on, et natukene vineeri kasutasin, tegin sellised toed, puuri hoidja ühel pool ja siis selle anduri hoidja teisel pool, et siia ma võtsin niisugused mopi või harja hoidjad, mis käivad seina peale, et kui ma nagu pikemalt maad kõnnin nagu praegu, et lähen järvele, siis panengi andur ilusti siia kinni, on ta ilusti fikseeritud, ei rapu ega midagi. Kui ma nüüd auku vahetan, siis ma panen ta lihtsalt siia kõrvale, niimoodi kiirelt, sipsti. Ja siis järgmise augu juures siit jälle võtan. Vot, ja termokasti ma juba vahetasin välja, alguses ma tegin väiksem peale, nüüd mul on suurem selle mõttega, et näitan kohe. Siin sees on mul on black box, noh, see on see põhiasi, mis seda kogu juttu juhib. Ja siin on mul siis 40 ampertunnine liitiumaku. Siin on, poistel on mõned kommid ka kaasas, varsti jõuan nende juurde siis ja ka laiali. Aga jah, liitiumaku 40 ampertundi, see on hea kerge. Auto akuga ma ei kujuta ette ausalt öeldes, see on ikka ei ole mingi püük, kui seda kolakat peab järgi vedama, aga suurema kasti ma paningi sellepärast, et siin on mul võiku kaasas, veel siin all on ühed kindad veel ja siis on veel üks sükene õhuke sulajope ja tee ja ongi veel üks lisaaku sellele akutrellile ja kõik on nagu kompaktselt, et mul ei ole vaja lisaks mingit toidukotti kaasa vedada, et see oligi see, miks ma nagu ümber tegin, et ja no lisaks on siis sellel black boxil on veel natuke rohkem ruumi ka hingata ja muu on ka siin ees on kõvasti vaba ruumi veel, tool on kaasas ja siis on väike selline tarvikute karp ja 3 ritva ja that's it. Siukse setupi ma endal tegin, vaatame, kuidas sellega püüda on. Võib-olla mingi aeg teen nagu ringi, leian, et mingi muu lahendus on parem, aga niimoodi lõpuks see kõige parem lahendus sünnibki, kui kogu aeg mõtled ja muudad. Vot, aga mis seal ikka, panen siit nüüd edasi, mingi kilomeeter on veel sumbata lumes, selg on juba märg, aga teised püüavad ja lähen ka püüdma. Vot. No rõõm siis näha. Võtan kohe kommid välja kastist või? Ega neid ongi vaja, kui kala ei saa. Juhkol on mulle ka vist üks komm. Natukene ehitasin jah seda. Et mingi purksid ja värgid Oot, aga sina tahtsid seda kollast ja siis nüüd lõpuks seda puna-musta ei taha või? Tahad neid või? No pigem jah, äkki niimoodi. Tänud. Sina tahtsid ka või? Võtaks jah. No vali siis, kumbast sa tahad.
praegu tegelikult on selline nagu väiksem. Okei. No selge. Aga eks sa siis saada arve ja... panen kokku või teen eraldi? Tee pigem eraldi. Okei. Aga ma maksan ainult siis, kui ma kala saan. Okei. See on niisugune karm diil. See on juba mulle, kui sa... Davai, sul ei olnud ka vist ühtegi. Ma püüdsin tookord sinu omaga. Ja eelmine kord sa püüdsid. Rohkem pedevärki rohkem. Eelmine kord oli rohkem Aga seda ei ole sul pedevärki. Kahjuks ei ole ja ma ei taha vist seast rohkem juurde võtta ka. See on ka okei, mul on üks ja seda. Ja sellega muideks on ka väga hästi saadud. Nüüd on juba seal suunas ja läheb sinna suunda. Paigale ei jää? Ei jää, no nüüd on kohe 5 meetri peal. Ma olen siukseid täna palju näinud, ma mõtlen, et äkki need suured latikad kardavad lanti. Sest nad üsna paksud ka, vaata. Haug on hoopis teise kujuga näiteks. No see on näiteks siit 13 meetrit. Timo suunas põhimõtteliselt. Aga näe, Timo suunas on nagu veel seal. Kaugumal on veel, jah? Jah, põhi nagu. Põhimõtteliselt. 30 metre isegi. Aga esimene paak oli 13 meetri peale. Jah. See on väiksem. 13, jah. Niisuguses suunas sinna. Peab ikka 2 auku tegema, ühest august ei saa ikka. See ilmselt mõõdus ei ole. Aga kohe vaatame. Selles mõttes on see mõõdupuu päris hea asi, et kui kala ongi nipa-napa, siis saab kohe teada. Ja see kala on praegu 44. Ehk siis 44 senti. Hopsti. Tagasi kenasti. Ongi õhtasse päev. Üsna keeruline oli, päris ilusat suurt kala näitas loodis mingi paari meetrist isegi. Ei saanudki aru, olid need augid või kohad. Aga no ei ole landist huvitatud, et pakkus on mida iganes. Keeruline, 1.44, siis üsna kohmakalt küll kätte saadud, aga ei tasu panna selle anduri jurakaga koos ühte auku lanti.
sest et kui kala ikkagi otsa tuleb, siis koos nad siit läbi ei mahu. Vot, et mis seal ikka, varsti uuesti. Aega veel on, kurat, nüüd on mingisugune korralik koll on augu all. Võib ju korra landi lasta sinna veel, aga ei võta ta nagu nii ära. Põhimõtteliselt lant kukkus pähe. Ei taha. Ei taha. Ilusat suurt kala näitab lood. Aga ei ole huvitatud landist. Ja palju latikaid on. Vot, aga mis seal ikka? Järgmise korrani. Tšau!